Maailma linnades elab hinnanguliselt 3,5 miljardit inimest ehk siis ühtekokku pool inimkonnast. Ja linnastumine pole veel sugugi lõppenud, see alles kogub tuure. Linnadest on saanud suurimad tarbijad ja ühtlasi ka suurimad reostajad. Kuidas korraldada asjad nii, et ühelt poolt mugaval linnaelul oleks keskkonnale võimalikult väike jalajälg? See on ühe linna jaoks tõsine väljakutse. Tallinna linn on haaranud asjal sarvist ja asunud ellu viima mitmeid ettevõtmisi, et kasvatada linlastes keskkonnateadlikkust. Ühelt poolt on see soov anda oma panus ökosüsteemi püsimajäämisse, teisalt aga napsata endale Euroopa rohelise pealinna tiitel, mis oktoobri algul välja kuulutatakse. Mina kasutan seda väga harva, seda rohelist kaarti, aga nüüd ma kuulen, et sellega seoses on linnal tegelikult suured plaanid. Sõidad vähe ühistranspordiga järelikult, jah? Väga harva, jah. No võt, siis tulebki sinusugustele tekitada motivatsioonisüsteem siia peale, et ta ei oleks mitte ainult enam ühiskaart, vaid reaalselt ikkagi rohekaart. Ta on rohelist värvi ka juba, et nagu pooltööd on juba tehtud. Ideaalne olekski kuidagi tekitada selline punktide ringlus, et saab koguda peale neid rohepunkte. Et meil oli küsitlus linlaste seas, mida soovitakse saada ja mille eest. Ja siis tegelikult 2 küsimust. Üks on see, et sa piiksutad, aga mitte ainult siis ühistranspordis, vaid ma ei tea, viid taara ära, piiksutad seal, viid raamatude ringlusesse, piiksutad seal, viid oma vanad tekstiilijäätmed ära, piiksutad. Et ühesõnaga, et kus kohas piiksutada ja siis lõpuks, mis sa saad. Kas sa saadki teatripileti äkki odavamalt hoopis või lasteaia koha natuke soodsamalt või... Ühesõnaga, plaan on siis selle rohekaardiga teha midagi taolist, et see motiveeriks inimesi käituma keskkonnateadlikult, keskkonnasõbralikult ja teadlikult isegi. Ja kui sa selle registreerid, siis sa saad mingisuguse tasu. Kas ma sain õigesti aru? Täpselt nii. Ja lihtsalt, et muutagi selline normaalne käitumine, siis tegelikult oleme ausad, selline käitumine, kus sa hoolid sellest, et see planeet eks kestma on normaalne käitumine. Normaalne on ikkagi see, et me hoiame ja ei lagasta ja ei reosta ja ei tooda üle. Ja Tallinna linn on siin väga tugevaid samme tegemisest selle koha pealt, et inimesed sellesse ringmajanduse süsteemi, ringloogikasse nagu sisse viia. Roheline ei ole ainult ühiskaart, vaid ka Tallinn ise. Ei ole just palju linnasid, mille pindalast tervelt 30% moodustavad metsad, rabad ja muud rohealad. Looduslik haljastus koos elusloodusega on ka tulevase putukaväila ehk rohekoridori vorm ja sisu. Tegelikult see õhuliinide alune koridor, osad on juba kaablisse paigaldatud, need õhuliinid lähevad siin lähiajal kaablisse. See õhuliinide alune koridor on tervenisti 13 kilomeetrit pikk. Et ta niimoodi lineaarselt läbib erinevaid linnaosi ja jõuab Astanguni välja. Ja selle me täidame kõik putukatega ja linnavalitsus. Ta on juba täidatud putukatega. Tartu Ülikooli teadlased eelmine aasta viisid läbi uuringu ja leidsid siin 13 liiki kimalasi, 15 liiki erinevaid liblikaid ja 23 liiki muid mesilasi, erakmesilasi. Et tegelikult on juba liigirikas nii taimestiku kui ka putukaliikide osas. Nii et neid putukaid nagu juurde enam ei tule, lihtsalt neil on siin nagu hea elada? Ei, tegelikult me kavandame sellist haljastuslahendust, mis suurendab nende arvu siin. Siis istutatakse täiendavaid taimi, et see õitemeri oleks varakevadest hilissügiseni. Mis siia siis peale nagu putukate veel tuleb? Ma saan aru, et siia tuleb ikkagi, et inimene saab ka siin aega veeta selles koridoris ja näiteks vaadata erakmesilast. Just, erakmesilane. Et siin on erinevad vabas õhus erinevad funktsioonid tulevad. Kas saab pingpongi mängida või saab niisama päevitada. Isegi jalgpalliväljakut on siin pargiprojektis kavandatud. Pelguaed on kogukonnaaed, kus lähikonnas elavad inimesed kasvatavad personaalses peenrakastis omale kanepit ja teisi aiasaadusi. On see tõsi või? Toidutaimi saab siin kasvatada, jah. Lähipiirkonna elanikud on loonud oma kastid ja kasvatavad selle endale redist või porgandit või... No, siin on konkreetselt siis ma näen Malle ja Margiti väike kasvulava.
ma loodan, Malle ja Margit, ma võtan, et ei pahanda, ma võtan üliväikese tüki tillitaimeladvast. Üks minu lemmik maitse taimi. Hoopis midagi muud. Läänemere puhtus on ühe mereäärse linna jaoks südameasi. Mõelda vaid, et poole Läänemere prügist moodustavad suitsufiltrid, mis linna tänavatelt sademetega merre uhutakse. Uued spetsiaalsed suitsukonidele mõeldud prügikastid linnaruumis on üks osa Tallinna linna algatatud kampaaniast Konikoht on prügikast. Me võime rääkida erinevatest projektidest, me võime rääkida sellest, et kui suur on see roheala Tallinnas, aga tegelikult kui me soovime muutusi või arengut, siis kõik algab mõtteviisist. Kui inimene saab aru, et just tema käitumisest sõltub ümbritsev maailm, keskkond, linn, tänav, siis on ka lihtsam erinevaid programme, projekte nagu ellu viia. No mis see tulevikuvisioon siis Tallinna linnast peaks olema, et kui roheliseks saab üleüldse üks linn minna lõpuks? Ükskõik, kuidas maailm hakkab parenema, on asju, mida tuleb säilitada. Ja see peamine asi ongi meie keskkond, kus me elame. Ehk siis, kui mõelda seda tuleviku perspektiivi peale, siis tahakski elada nii, et see roheline maailm säiliks, aga samas tekiksid sellised uued asjad, mis oleksid keskkonnasõbralikud, mis tähendaksid tehnoloogiaid, uusi tehnoloogiaid, arengut. Ja mulle tundub, et see on võimalik. Mina väga loodan, et Euroopa Komisjon, kes siis langetab otsust rohepealinna osas, et nad saavad sellest aru, et Tallinn oleks tegelikult ideaalne rohepealinn. Ja miks? Sest lihtsalt ajalugu on väga huvitav ja päris paljudel linnadel, nii siin regioonis kui mujal on ajalugu sarnane. Ja teiseks see mõju ikkagi pealinnal on hoopis teine kui lihtsalt linnal. Ja Tallinn ikkagi Läänemere ääres on tegija. Siin ei ole küsimustki. Ja nüüd, head vaatajad, võite sõbrale kokkuvõtte teha, mida tarka te täna teada saite. Uut sorti kasulikud õppetunnid ootavad teid aga juba järgmisel nädalal. Kohtumiseni!